meile loengut pidama Indrek Kaarna Viru keemiagrupist teemal VKG tänane tootmine ja arendusprojektid. Nagu alati saadame loengu jooksul välja ka kohaloleku kontrolli, mille palume ära täita. Kui loengu jooksul tekib küsimusi, siis palun kasutage chatti, see on ilmselt kõige mugavam moodus, aga siinkohal annangi sõna lektorile. Tervist, on kuulda ka? Ja, on kuulda küll. Jagada midagi ei saa, et olen Indrek Kaarna, VKG arendusjuht. Vaataks õiguseid jagada ka ekraani, siis ma näitaks ja, ma kohe tegelen sellega. Ma tegelikult olen just sujuvtehnika ja inseneride seltsi üle ka varasemalt rääkinud vähemalt 2 korda vist, aga sellest viimasest korrust on kindlasti üle 10 aasta möödas. Ja siis ma estasin ka teist ettevõtet. Aga täna räägiks VKG-st üldiselt VKG tootmisest natuke ja arendusprojektidest, mis meil siin hetkel käsil on. Üldiselt mul ei ole õigusi lubada midagi. Aga lühidalt alustada sellest, et Viru keemiagrupp ilmselt kõik nagu teavad, oleme praegu helitootmise ettevõtte, peamiselt energeetikaettevõtte ja omadus slaidi peal oleks olnud ka ajaloost nagu aegrida. Kas nüüd on võimalik jagada ekraani? Ei ole endiselt aktiivne jagamise nupp. Nii. Nüüd saab midagi. Nüüd sai. Nüüd on näha, kas läheb. Ja nüüd on näha. Et räägiks siis VKG-st üldiselt tänast tootmisest ja arendusprojektidest, konkreetsemalt biotootetehasest ja CO2 kinnipüüdmisest. Viru keemiagrupp täna tuntakse, algab see ajalugu 1997. aastast, aga tegelikult eelkäijad ulatuvad 1924. aastani vähemalt, kui esimene kivitev tehas käivitati siis meie tänasel territooriumil. Vahepealse ajal on see tööstuskompleks erinevaid nii õlitootmise kui ka gaasistamise lahendusi kasutanud aga jah, et siis täna teada VKG ajaloo algab 97. aastast. Ja siin ajaloojoonel on siis näha nagu suuremad investeeringud terminid, siis Petrotheri tehaste käivitamised 2009. ja 2014. aastal. Ja oluline ka VKG jaoks oli siis Ojamaa kaevanduse avamine 2012. Tänasel päeval tegelikult käib siis juba järgmise kaevanduse, uus Kiviõli kaevanduse avamine, mis esimesed tegevused algasid 24. Tööstuslik või nagu pidev veelgi tarbimine uuest kaevandusest veel ei käi. Kui numbritest rääkida, siis VKG toodab siis peamiselt
põlevkiviõli, mis läheb siis laevakütuseks. Aastas on täna jõutud siis 660 000 tonnini. Ja jääkproduktidest toodetakse peaaegu 1 teravatt-tund soojusenergiat, nii elektrienergiat kui ka soojust. Varade raamatupidamislik väärtus on ikka 650 miljonit eurot. 1500 töötajat meil töötab kogu kontserni peale. Pikaajalise laen VKG-l ei ole, on nagu hea baas, kus nagu uusi suuri arendusprojekte alustada. Et jah, arendusprojektidest on välja toodud siin konkreetselt siis tselluloositehas või biotootetehas, plastijäätmete keemilise ringlussevõtu tehas ja oleme tegelemas siis taastuvenergia projektide ja salvestusprojektide. Mingit taastuvenergia tootmist küll ei ole, projektid on arendamisel. Mis on huvitav VKG tootmisnäiteid vaadates, siis kui sellel sajandil on põlevkiviõli toodang kasvanud siin üle 3 korda ligikaudu sajandi alguses alustatud tasemel 180 000 tonni aastas, siis täna on see jõudnud 660 000, eks see teeb 6%-liseks toodangu kasvuks aastas keskmiselt. Mis veelgi huvitav on, kui viimane nagu õlitehase investeering käivitati 2015, siis ka peale seda on kogu toodangu kasv toimunud ilma nagu otseselt õlitootmisest investeerimata, et on efektiivsuse arvelt ka oluline kasv saavutada. Sellest väärtusahelast üldiselt, et enamus eestlasi ei peaks küll teadma, et väärtusahel algab siis kaevandusest. VKG-l on andmekaevandused, Ojamaa on täna peamine, siis põlevkivi kaevandamise allikas meile ja siis nagu öeldud, Uuskiviiri kaevandus on avamisel. Kaevanduse jääks ja aheraine kasutatakse siis ära ehitustööstuses ja põlevkivi ikastatakse Ojamaal ja Meieriga transporditakse 18 kilomeetri kaugusel Kohtla-Järvel tootmisterritooriumil, kus siis Kivitar ja Vedoker tehastes sellest peamiselt õli toodetakse. Jääkproduktidest siis toodetakse energiast, VKG energiast. Täna tegelikult on VKG Oil ja VKG Energia ühendatud ühes ettevõttes, aga elektria siis põletatakse uute gaasigeneraatorgaas, et toota siis elektrienergiat ja söödenergiat. Jääkproduktidest toodame ka siis peenkemikaale, konkreetselt siis fenoolveest fenoole. Koksi tootmine on siin skeemil peal näidatud, aga koksi tootmist ei toimu juba paar aastat. Ja see on see, millega me täna tegeleme. Õli müüme siis peamiselt laevakütuseks. Reiderid ostavad meilt siis Petroleum kui Trafigura ja ka Total. Kui rääkida detailsemalt tänasest tootmisest ja võib-olla kuidas see kompleks üldse välja näeb, kui jätta see kaevanduse osasid välja, siis skeem on väga keeruline. Võib-olla ei pruugi olla ideaalne nagu arusaamiseks, aga vasakul pool on kõik meie tootmisettevõtted. Kui VKG erastamise alguses oli nendest tootmisüksustest kasutusel ainult see Kivitar 4 ja 5 tehas. Kivitar kasutab siis tükikivi, et toota õli ja kõrge kütteväärtusega kivi. Petroker tehasest tulid hiljem
ja seal siis kasutatakse peenpõlekivi. Kokku kasutavad need tehased aastas üle 4 miljoni tonni põlekivi ja toodavad siis õli. Mida ma selle skeemiga tahan näidata, et aastate jooksul on kogu see protsess muutunud oluliselt keerulisemaks, tekkinud erinevad sõltuvused uute tootmisüksuste vahel. Kui alustada sealt Kiviteerist, siis algselt oli kõik nagu suhteliselt lihtne, kui Kiviteeris pürolüüsid õli, toodad põhimõtteliselt kogu õliaurud kondenseeritakse maha ja toodetakse sumaarõli. Tekib ka siis fenoolvesi, siis destillatsiooniseadmes põhimõtteliselt destilleeritakse siis erinevateks fraktsioonideks ja neid siis fraktsioone hiljem müüdigi tootena. Ja kogu see peenkeemia tegelikult toodetakse ka täna ainult siis sellest fenoolveest. Kiviteeri protsessis kivi ei kuivatata, siis kõik see õli kokku kogu põlekivis oleva iskusega ja seetõttu ka see fenoolide kontsentratsioon on kõrgem ja sealt on nagu majanduslikult otstarbekam neid fenoole eraldada. Seda tehakse ka siis täna, et fenoole müüa. Peenkeemia tootmine on muidugi oluliselt keerulisem, kui siin näha on. Aga edasi, kui siis Petrotel-tehased ehitati, siis oluliselt kasutab siis peenpõlekivi ja algselt oli kõikidel kondensatsiooni Petrotel-tehast, me räägime siis õlitootmise üksudest ja kondensatsioonist, et siis kondensatsioon siis aurugaasi segu jõutatakse maha ja erinevad õlifraktsioonid siis kondenseeruvad välja. Petrotelides on omal siis tekib erinevad fraktsioonid, mida Kiviteeris tekib on tsirkulatsiooniõli. Tsirkulatsiooniõli on ajalooliselt Enefittis kui ka VKG-s algselt tsirkuleeritud tagasi retorti ja sellest toodangut ei toodetud. Aga siin hilisematel aastatel edasiarendus peale 2015. aastat ongi see, et tsirkulatsiooni õli töötlemiseks on eraldi seade. Ikkagi suudab enamuse tekkivast tsirkulatsiooniõlist sealt õli välja võtta. Siis selleks siis bensiin ja tsirkulatsiooniõli segatakse ja nii neid töödeldakse. Järgi jääb siis raske õli ja bensiini segu, mis läheb destillatsiooniseadmesse, kus siis lõpptoodet toodetakse. Aga sealt tekkiv siis tahkijääks kõrge tuvastusega kütus ja suunatakse tänasel päeval juba tagasi Petrotel-seadmetesse, et see näitabki vist erinevate seadmete ja erinevate üksuste vahelist sõltuvust. Lisaks on siin näha, et Kiviteeridest tekib siis gaasiline jääkprodukt, mis on siis generaatorgaas, mida siis põhjasoojus-elektrijaamas ja Petrotel-seadmetest tekib uttegaas, mis siis ka samas elektrijaamas põletatakse. Mõlemad gaasid on siis väga väävlirikkad ja põhjasoojus-elektrijaamas on siis niitseadmed, siis väävliheitmed piirisse saada. Samuti siin viimase 7-8 aasta jooksul see protsessi juurde tekkinud on see, et põlekivi bensiin, mis nii Petrotelidest põhiliselt tekib Petrotelide seadmetes, aga Kiviteeris tekib väike kogus, siis seda siis selleks, et see on merkaptaanide seadust ja algselt seadust vähendada, siis töödeldakse eelise lausega. Suuresti see on see tootmisprotsess, mida me täna opereerime, väga palju sõltuvusi erinevate üksuste vahel. Ja kui keegi tahab mingisuguse muudatusi teha, siis see juba mõjutab siin väga paljusid üksusi. Kui detailsemalt rääkida on neile, kes Petrotelidest tehasest
ei tea, sest see on siis detailne skeem sellest Petrotori tehnoloogiast. Võtab siis takkesoojuskandja põhimõttel, mis tähendab, et selleks, et põlevkivist vee kätte saada, kasutatakse soojuskandjana kuuma tuhka. Kogu protsess algab siin keskelt, kaks põlevkivi silo, kus siin hetkel on näha, et 120, sellel joonisel 120,4 tonni tunnis söödetakse põlevkivi tehasesse. See pilt on mitu aastat vana, täna töötavad Petroteri tehased 170 tonni tunni peal. Oluliselt suuremaid koormusi suudetakse sealt läbi suunata. Aga silodest siis suunatakse esimeses etapis kuivatisse põlevkivi, kus kuivatamiseks kasutatakse suitsugaase. Tulevad 600 kraadi juures keskelt üles liikuv, see toru on kuivatatud. Ei saa vist nii kiirega, ei näe midagi vist. Igal juhul seal keskel, kus liiguvad vallatus 600 kraadi juures suitsugaasid sisenevad sinna kuivatisse ja kannavad siis märga põlevkivi üles ja selle jooksul siis kuivatusplatsi jooksul siis põhimõtteliselt põlevkivist kogu niiskus eraldatakse. Ja siis kuiv põlevkivi koos suitsugaasidega siseneb sinna tsüklonitesse, mis on siin kõige keskmised tsüklonid. See on 2 rida tsüklonid ja mõlemas reas on 3 tsüklonit järjest. Siis 50 kraadi juures, või 30-60 kraadi juures põhimõtteliselt see temperatuur on nendes tsüklonites. Tsükloni ülevalt osas siis väljuvad suitsugaasid ja need lähevad edasi elektrifiltrisse, kus need siis tolmust puhastatakse. Tsüklonite alt siis on siis tigutoited, mis suunavad kuiva põlevkivi juba siis võtmisprotsessi või pürolüüsi seadmesse. Seal on näha see kus on siis kus segatakse kuiv põlevkivi kuuma tuhaga, mis tuleb 80 kraadi juurest ülevalt tsüklonitest tuleb kuum tuhk ja all siis 123 kraadi juures kuiv põlevkivi. Üks osa põlevkivi segatakse umbes 2 osa tuhaga ja seal siis süseneb see segu pöördavas retorti, kus siis 480 kraadi juures umbes või 500 kraadi juures toimub siis põlevkivi jutmine, õliaurude eraldamine. Pakkepoas viimise aegusel 15-20 minutit. Ja peale siis pöörlevat retorti on tolmukamber, kus eraldatakse, kus siis aurugaasisegu liigub üles läbi tsüklonitest, võetakse suurem osa tuhka välja sellest aurugaasisegust ja see kollane toru läheb kondensatsiooniossa, kus võetakse siis kondenseeritakse, puhastatakse aurugaasisegu ja kondenseeritakse erinevad fraktsioonid. Tuvakambri alumist osast gravitatsioonijõudes tuhk kukub alla seal ja tigutoitega suunatakse siis tolmukambrist aerofotaani oldesse, kus siis 470 kraadi juures tuhk siseneb sinna ja alt suunatakse õhku aerofotaani oldesse ja siis suured kogused õhku 60 kuni 70-80 000 kuupmeetrit tunnis õhukogused suunatakse lihtsalt aerofotaani alumisodast ja üleval siis 80 kraadi juures toimub see põlemine. Kuna see viibimise aeg on lühike, siis põlemine ei ole täielik. 8 kraadist temperatuuri saavutatakse. Ja edasi on seal näha, et see soov tegelikult jõutakse kaheks. Üks osa voost suunatakse protsessist välja ja teine osa läheb nendesse tsüklonitesse, kus siis see tsirkuleeriv kuum tuhk eraldatakse ja tsüklonisse suunatakse alla tagasi siis pürolüüsi, et siis soojus üle anda uuesti põlevkivile. Voog, mis on protsessist välja läheb, siis läheb järgmised reast tsüklonid kaskaadis on 2 rida ja 3 tsüklonit järjestikku.
tsüklonite alt võetakse siis kogu tuhk välja, mis siis konkreetselt petroliteadses läheb tuhajahutisse, kus siis tuhk 780 kraadi juurest jahutatakse kuni seal 80 kraadi. Korras räägime. Kellelgi oli küsimus või? Et tuhajahutaks tegelikult toimub ka õhuvee soojendamine ja küttevee tootmine. Ja mis on petroliteeris erinev, et suitsugaasid, mis peale selle tsükloneid. Vaata, mul on. Suitsugaasid, mis on täielikult põlemata, tuletakse siis utilisatsioonikatlesse, kus siis all vasakul nurgas ongi siis utilisatsioonikatel, kus 800, isegi 1200 kraadi juures toimub osaliselt täielik põlemine suitsugaasidel. Ja need suitsugaasid jahutatakse maha. Chat ei näe, kui kellelgi on küsimusi, siis palun esitage küsimusi. Ei näe seda jagatavat ekraani enam. Keegi möllab seal oma voliliselt ja ekraan on kadunud. Raivo Kalda eelmine kord ka mitu korda katkestas. Nüüd on näha. Okay. Et see viimane osa, et utilisatsioonikatlus põletatakse täielikult need suitsugaasid, need siis väljuvad suitsugaasid 600 kraadi juures ja neid siis kasutatakse põlevkivi kuivatamiseks. Utilisatsioonikatlus toimub siis toodetakse auru. Keskrõhuauru, võiks näidata. Ja konkreetselt siis see aur läheb PKG energiasse, kus siis juba kasutatakse elektrienergia tootmiseks seda auru. Kondensatsiooni osas ka pilt põhimõtteliselt siit vasakult ülevalt tulevad, et aurugaasi segu tuleb sealt pürolüüsi osast, kus siis esimesed etapid on, et seda põhimõtteliselt pestakse tsirkulatsiooniõliga, et saada tahked osakesed põlevkivi aurugaasi segust välja ja siis tsirkulatsiooniõlis tahked osakesed. Et siin tekibki see tsirkulatsiooniõli ja tänases tootmiskompleksis seda tsirkulatsiooniõli, mis siin tekib, see on väga raske õli ja väga kõrge tahkete osakeste isadus, vist 15 kuni 20% isegi ja sellest siis ta küll tsirkuleeritakse siin, et puhastada aurugaasi segu, aga see võetakse siit välja ja töötatakse eraldi, et sellest siis õli toota hiljem. Selle arvet väga palju õlitoodangut juurde saadud. Sest kui seda tsirkuleerida tagasi neid torti, nii nagu minu teada Enefit siiamaani ainult teeb, siis tegelikult läheb kaduma päris palju sellest õlist. Kondensatsiooni osas põhimõtteliselt erinevatel petroliteeridel erineva võimekused toota erinevaid fraktsioone. Petroliteeri ühes oli tegelikult väga palju võimekust toota väga erinevaid fraktsioone erineva keemistemperatuuri vahemikuga. Kuna täna me müüme ikkagi ainult kahte toodet, põlevkiviõli, mis on keskõli, keskraskõli ja põlevkivibensiin, need on kaks ainukest toodet, siis meil ei ole eriti vajadust neid erinevaid fraktsioone nagu eraldada üksteisest. Väärtust millega juurde ei anna. Et selle kondensatsioonikolonni ülemusest väljuvadki siis juba jahutatud aurugaasi segu, kus siis võetakse
kus siis peale täiendavat jahutamist, õhkjahutis saab siis bensiini ja fenoolvesi tulevad sealt välja ja järgi ja mitte kondenseeruv gaas ongi siis uttegaas, mis läheb elektrijaama hävitamisel, läheb ta ja siis tõrvikusse tootmisel. Et sellised on need protsessid, et VKG õlitootmise osas, VKG ei tegele õlitootmise laiendamisega, ei plaani ühtegi tänasel päeval investeeringut, et seda uusi õlitehaseid ehitada. VKG tegeleb endiselt, et töökindlust tehast suurendada ja ka efektiivsust suurendada. Ja kõige suurem probleem on keskkonna jalajälje vähendamine. See on see, mida neid nõutakse tulevikus. Aga kaevanduse poole pealt ja siis uus Kiviõli kaevandamise avamine käib. Eelmisel aastal VKG omandas ka kogu kaevandusõiguse uus Kiviõli kaeveväljal, mida me eelnevalt jagasime Enefitiga. Et see tagab meile tegelikult toorme või põlevkivi siis vähemalt aastani 2050. Et meil kuni siiamaani oli meil päris suur ebakindlus, et kui kauaks meil üldse põlevkivi jätkub, sest Ojamaa kaevandus kivi oleks jätkunud või lõpeb juba 2027. aastal vist ja uus Kiviõli meie osava kaevandamisel oleks meie kivi kogus lõppenud vist 2037. Et see on meie tänases tootmisena, et ega siin me väga palju edasi ei arenda, me üritame seda efektiivsemaks muuta oma tänast tootmist ja väga palju määramatust on seotud ka CO2 heitmetega, kuna meil ei ole kindlus, kui kauaks täna on tasuta kvoote CO2 osas, kui suure kiirusega need tasuta kvootide kogused vähenema hakkavad, me hetkel veel ei tea. Aga siis räägiks arendusprojektidest, millest ma natuke rohkem tean küll mitte biotoodete tehasest nii palju, ma olen biotoodete tehasega tegelenud VKG juba peaaegu kogu selle ajal mina olen VKG aastast 2018-2019 alates. Põhimõtteliselt me räägime siis 500 000 tonnisest tselluloositehasest, mis siis oleks võimeline tootma nii okaspuu tselluloosi või lehtpuu tselluloosi, et see sõltuvalt siis toorainest. Tehase maksumus on siin tänaseks tõusnud sellise tehase puhul 1,3 miljardini euroni. Tänase aega järgi võiks see valmida aastal 2030. Täpsemalt siis siin nagu selle tehase kohta andmed, et tehase vajab 2,2 miljonit tihumeetrit paberipuitu. Ja ka saab kasutada ka siis puiduhaket või siis puiduhaket. Peale siis tselluloosi tootmise toodetakse ka kõrvalprodukte nagu tallõli ja tänapäeval kaasaegsed teadlased suudavad ka biometanooli tootma. Selle konkreetse tööse puhul see võib olla natuke liiga väike selle jaoks, et see ära tasuks, aga suuremad tehased toodavad ka biometanooli. Ja loomulikult erinevalt siis teistest puidu väärindamise tehasest on see konkreetne tehas siis elektrienergia tootja, kus siis tegelikult kokku toodaks elektrienergiat 0,75 teravatt-tundi, aga suure osa tarbib ise ära. Tehasega tekib siis või loodakse 250 otsest töökohta ja kaudset töökohta võib-olla 1000 ligidal.
öeldud, see investeeringu maksumus, mida me täna oleme hinnanud, on selle 1,3 miljardi juures. Me ei ole mingisugust põhiprojekti koostama hakanud. Täpsemaks seda numbrit ei suuda viia enne, kui me oleme projekteerima hakanud. Kus me nagu oleme selle projektiga tänaseks jõudnud et meil on Eesti valitsuse toetus läbi selle, et meil on ühiste kavatsuste kokkuleppe sõlmitud. Valitsus toetab puidu väärindamist koha peal ja seda on selle ühiste kavatsuste kokkuleppega siis näidatud. Lisaks on meil eelmisel aastal siis oleme läbinud kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu protsessi. Selle eriplaneeringu on kehtestatud Lüganuse vallas maikuus eelmisel aastal. See eriplaneering on küll Eestimaa Looduse Fondi poolt vaidlustatud, vaidlus kestab. Lisaks on eelmisel aastal sõlmitud siis pikaajaline puidu tarneleping RMK-ga nii okaspuidule kui ka fasele. See küll ei katab umbes kolmandiku sellest puiduvajadusest. Lisaks on meil siis ühiste kavatsuste kokkuleppega Erametsa Liiduga, kes on ikkagi huvi, et oleks paberipuidu siis väärindamine meil siin koha peal. Täna läheb suur osa suured numbrid või suured kogused paberipuitu eksporditakse ilma väärindamata ja ka hakepuit läheb ekspordiks. Ja see asukoht vastavalt eriplaneeringule on siis Lüganuse vald paari kilomeetri kaugusel VKG tänasest tööstusterritooriumist. Seal on raudteeühendus sellel kohal ja lahendatud siis ka veetarne vajadus, kus vesi tänase eriplaneeringu järgi võetakse Aidu karjäärist ja siis puhastatud vesi suunatakse Soome lahte läbi täna järve biopuhastuse kasutusel oleva torustikku. Et see on raudtee aru ja võimalik on siis läheb sinna tehase territooriumi välja, et vana Nitroferdi raudtee, mis meie platsile viib. Mida viimased üle poole aasta, millega VKG on tegelenud, on sellega, et leida strateegilist partnerit. 1,3 miljardiline investeering VKG tänastele omanikele ei tundnud liiga suur, siis omanikud soovivad näha kedagi või kaasata kedagi, kes tooksid siia projekti siis nii teadmist sellest tselluloose tootmise valdkonnast kui ka siis insener-tehnilisi teadmisi, kui me läheme järgmises etapis tehast projekteerima. Ja lisaks rahalist võimekust panustada siis tehasele rajamistele. Et meil hetkel on paar-kolm mobilist, kes on vähemalt huvi näidanud. Kas nendega kokkuleppele jutule, see peaks selguma siin lähima või esimese poolaasta jooksul. See on suhteliselt kriitiline meile projektiga edasiminekuks, et leida see partner suveks hiljemalt, et siis hakata tehast projekteerima. See ongi siis, et kui partner leitakse, siis minnakse projekteerimisse ja parimal juhul siis... Vabandust. Mingi probleem on seda. Küsimus või... On meid ikka kuulda? On küll kuulda ja näha ka. Slaidid on näha? Ja, kõik on korras. Et jah, et see on see seis selle biotoodete tehasega, et
kui me leiame strateegilise partneri, siis sellest sõltuvad nagu järgmised sammud. Lõpetuseks ma räägiks CO2 kinnipüüdmisest, teema, mis on tulevikus meie tänase tootmise puhul võib olla oluline. Täna EKG emiteerib aastas umbes 1,3 miljonit tonni CO2, sellest siis 600 000 tonni tekivad EKG energia või põhjasoojuselektrijaamas. Kui me põletame UT-gaasi ja generaatorgaasi ja iga petrotehas siis emiteerib umbes 230 000 tonni CO2 eraldi, mis on nagu õlitehaste puhul nagu konkreetselt petrotehtaste puhul on siis oluline on, et suitsugaasides on CO2 kontsentratsioon väga kõrge, umbes 20%. Üldiselt on lihtsam ja odavam kinni püüda CO2 suitsugaasidest, kui kontsentratsioon on kõrgem. Petrotehase puhul või üldse EKG tootmisüksuste puhul me saame rääkida ainult nimetatud post-combustion CO2 kinnipüüdmisest, ehk siis korstna otsast või suitsugaasides olevast CO2 eraldamisest. Et me ei usu, et me hakkaks tegelema mingisuguse oxy-fuel lahenduse juurutamisega, mis tähendaks kogu tehnoloogia ümber tegemist. Et selleks kindlasti meil huvi ja võimekus puudub. Me oleme vaadanud ainult siis toru otsast CO2 kinnipüüdmist. Ja kui me üldse selle CO2 kinnipüüdmisest räägime, siis me ikkagi saame mõjutada ainult siis seda kinnipüüdmise osa kogu selle kinnipüütud CO2 äriloogikas, et kogu see infrast, kui sa kinni püüad, siis sa pead sellega CO2 midagi suutma teha, et selleks peaks olema mingisugune infrastruktuur, kas torustikud, sadamas mingisugused ladustamisvõimalused kinnipüütud CO2 laevale pumpamiseks või peab olema CO2 kasutamise võime mingisuguses tehases. Et selle infrastruktuuriga ja nende võimalustega me väga tegelenud ei ole, et pigem on täna vaadanud seda, et mida me saame teha, et kui majanduslikult muutub mõistlikuks, et siis mis see tähendaks kinnipüüdmine meile, mis need lahendused on. Just siis toru otsast suitsugaasidest kinnipüüdmist oleme vaadanud. Ja ma räägin nagu kahest tehnoloogiast, mis täna on nagu reaalselt olemas, et siis suitsugaasidest CO2 kinni püüda. Täna tööstuslikult juba kasutusel olev lahendus on amiinilahusega suitsugaaside pesemine. See on täna ainus lahendus, millel on siis referentstehased olemas juba. Kõige rohkem räägitakse vist Boundary Mill või Boundary Dam projektist, kus siis on juba mitmeid aastaid CO2 kinnipüümine töötab. Aga Euroopas on siin Itaalias ja projekti, kus väiksemaks kaalal sellise lahendusega siis CO2 kinnipüütud. Mida see protsess endast kujutab on, et siis põhimõtteliselt suitsugaase pestakse amiinilahusega, selleks tuleb jahutada 45-kraadine suitsugaasid ja siis esimeses kolonnis toimubki siis suitsugaaside pesemine. Siis kogu keemia toimib siis pöörduva reaktsiooni põhjal, kui see kinnipüüdmise lahenduseks peab siis reaktsioon minema vasakult paremale, selleks on siis madalat temperatuuri ja vastupidise reaktsiooni jaoks on vaja kõrget temperatuuri, et see kinnipüütusest ja amiinilahusest uuesti vabaks saada, siis soojendatakse see amiinilahus üles. Selleks ongi siis esimeses kolonnis on absorptsioonikolonn, kus püütakse kinni ja ülevalt lähevad siis järele jäävad gaasid eralduvad. Ja kolonni altusast siis on
amiinilausega kinni püütud CO2 läheb siis peale üles soojendamist siis desorptsiooniga kolonni, kus siis CO2 kõrgemal temperatuuril siis eraldab sellest amiinilausest ja järgi jäänud amiinilaus siis tsirkuleeritakse tagasi absorptsioonikolonni. Amiinilaus tsirkuleerib. Probleem sellise lahenduse puhul on, et suitsugaasid peavad olema väga puhtad. Muidu need erinevad suitsugaasides olevad lisandid reageerivad amiinidega ja tekivad mitte soovitavad lämmastikuühendid, mis siis tegelikult eralduvates gaasides lähevad. Ja halvimal juhul tuleb ka neid tekivad suitsugaase puhastama juba uutest ühenditest. Post-combustion treatment vajalik. Tehnoloogiapakkujaid sellisele tehnoloogiale on nagu siin vähemalt 10. Kõik suudavad seda lahendust pakkuda. Selline lahendus on täna amiinipesu lahendus on kasutuses erinevates rafineerimistehastes, erinevates protsessides. Vesiniku tootmise juures kasutusel. Ja teine lahendus, mida me vaatasime, on samuti baseerub absorptsioonil, aga see on mitte keerulise ühendiga nagu amiin, vaid kaaliumkarbonaadiga. Igaüks saab osta sellist kemikaali nagu kaaliumkarbonaat. Selle tehnoloogial täna ühtegi tööstuslikku tehast veel ei ole. Pilootskaalal on tehnoloogia tõestanud ennast. Töötab nagu enam-vähem sama põhimõttel, et on pöördeline reaktsioon, mis on aluseks. Ehk siis reaktsioon läheb vasakult paremale väga kõrgel rõhul ja natuke madalamatel temperatuuridel. Ja desorptsiooni vastupidi reaktsioon siis vasakult või paremalt vasakule läheb siis madalama rõhul ja kõrgematel temperatuuridel. Ehk selle konkreetse lahenduse juures on vaja need suitsugaasid peale sellelt natuke tuleb jahutada, neid tuleb ka komprimeerida siis rõhule 20-30 baari. Aga siin tulebki see oluline on CO2 osarõhk selles suitsugaasis. Ehk siis kui sul on CO2 kontsentratsioon kõrgem, siis sa ei pea neid suitsugaase nii kõrgele komprimeerima, et siin nagu me räägime petroteri suitsugaasist, siis on vaja ainult 5 baarilist rõhku, et seda protsessi läbi viia. Esimeses kolonnis siis seotakse CO2 kaaliumkarbonaadiga ja nii alt osast siis need kuumkarbonaadi kaaliumkarbonaadi laus suunatakse desorptsioonikolonni, kus siis rõhk viiakse madalamaks ja siis puhas CO2 eraldub. Ja see kaaliumkarbonaadi laus suunatakse tagasi absorptsioonikolonni ja see tsirkuleerib siis protsessi vahel. Selle konkreetse protsessi korral ei pea suitsugaasid olema nii puhtad, aga ikkagi puhtad, et petroteril ja suitsugaasid täna veel ei ole piisavalt puhtad, et seda kohe saab kasutusele võtta. Meile teadaolevalt on siin 3 tehnoloogia pakkujat, kes sellist lahendust suudaks pakkuda. Ja siin on toodud kokkuvõte, et seda amiinilause lahenduse tehnoloogiat mille valmisolek on kõrgem, sest kaaliumkarbonaadi korral ei ole ühtegi tööstuslikku tehast olemas. Ehitatakse hetkel esimest tehast, tegemist on siis Stockholm Exergi koostootmisjaamaga, kus siis paigaldatakse CO2 kinnipüüdmise võimekusse biomassil töötav jaam, eks selle. Sealt tekkiv CO2 on biogeenne CO2 ja selle elektrijaama, sest CO2 heide saab olema negatiivne, et seal on müüdud neid CO2 kvoote siin erinevate või CO2 kinnipüütud CO2 õigusi seal erinevatel osapooltel. See on nii palju toetusi, Euroopa Liidu innovatsioonifondilt on seal ka veel saadud investeeringu toetus. Kui 100 miljonit. Aga mis meie kinnipüüdmise maksumus, hinnanguliselt on 100 eurot tonn. Ma teinud ka VKG-le, siis petroteri tehasel konkreetselt, et me näeme, et see maksumus on natuke madalana. Eelis tuleb just sellest, et see joonis näitabki, et võrreldakse siis seda amiinidega, halliga, amiinidega kinnipüüdmise
lahenduse nagu kinnipüüdmismaksumus ja see punane või oranž ala näitab, kuidas siis palju karbonaadiga püüdes kinnipüüdmise maksumus nagu alaneb, sõltuvalt sellest, kui kõrge on CO2 kontsentratsioon suitsugaasidest. Kui meil on see 20% juures, siis kindlasti meil on otstarbekam kaaliokarbonaadi lausega neid kinni püüdla ja tegelikult see maksumus on ikkagi odavam kui see 100 eurot tonn siin näidatud. Et täna meil on kasutajakvoote selle CO2 jaoks väga suurt motivatsiooni minna siin edasi projekteerima midagi ei ole, aga põhimõtteliselt kui oleks mingisugused Eestis mingid toetusi, et kas või demonstreerida selle tehnoloogia töötamist, siis erinevad firmad on valmis tulema oma siis modulaarse seadmega siia koha peale ja tõestama seda. Seda on tsemenditehased Lätis ja Leedus juba tõestanud ühe konkreetse lahenduse korral. Et kui sooviks, siis oleks võimalik ka Eestis nagu põlevkivitööstusele demonstreerida, et seda niimoodi on võimalik CO2 kinni püüda. Meil edasi samme konkreetselt ei ole, kuna väga selgelt Euroopa Liidus ei ole hetkel seda ETS2 regulatsiooni või kogu seda tulevik on nagu ebaselge ja kui kiiresti need saastuvootid hakkavad meil avanema, et see nagu määrab, et kui millal ja kui kiiresti tasub sellega tegeleda. Et see oligi, millest ma tahtsin rääkida. Midagi on küsimusi. Aga aitäh lektorile huvitava loengu pidamise eest. Tänan ka kõiki kuulajaid. Kes veel kohaloleku kontrolli pole ära täitnud, siis palun tehke seda nüüd. Ja chatis on ka mõned küsimused. Esimene küsimus on, milleks ja kes kasutab täna põlevkivibensiini? See erineb omast tavast. Täna me müüme põlevkivibensiini ikkagi siis traderitele. Meile teadaolevalt siiani läheb see põlevkivibensiin Aafrika turule ja kasutatakse siis mootorikütusena. Probleemid on tekkinud juba siin 5 aastat oodatud, millal siis üks kaasaegne rafineerimistehas Aafrikas, mis oli siis iganes tööle läheb, et nüüd see on tööle läinud, et tegelikult see turg, seal on Aafrika turul kokku kuivatud. Kriitiline teema on põlevkivibensiin ja mis sellega tulevikus saab. Suured lootused olid Enefiti põlevkivibensiini rafineerimistehase projektil. Et kui 5 aastat või 8 aastat tagasi või 7 aastat tagasi alustasime koos seda põlevkivibensiini rafineerimistehast. Mingil hetkel tegime ka piloottestid koos. Mõni aasta tagasi EKG loobus arendamisest. Et vahepeal on siin eelmisel aastal Enefit lõpetanud põhiprojekti. Et küsimus on, et kas sellega edasi minnakse, et see oleks lahendanud kõikide Enefiti põlevkivibensiini, et loodetavasti oleks jäänud ka ruumi teistele põlevkivibensiini sõna saata, aga täna head lahendust põlevkivibensiinile ei ole. Milline energiakulu CO2 kinnipüüdmiseks?
Ma nüüd peast ei oska öelda, põhiline opereerimiskulu ongi elektrikulu. Me räägime sellest, detaili ei saa avaldada, et põhimõtteliselt seal protsessist oli näha, et me räägime kuuma kaaliumkarbonaadi kinnipüüdmisest, siis põhiliselt läheb elektri selle gaasi komprimeerimisele. Kui sul on vaja ei ole vaja 20-30 baarini seda komprimeerida, et 5 baarist on küll, siis põhimõtteliselt sealt see võit tulebki, et elektrikulu on väikse megavatt-tunnid, et need on mul teada tehnoloogia pakkuvat, aga ei avada. Meie mudelis on numbrid olemas. Kuidas on plaan tselluloosi tehases liini väärida? Et meie PKG on täna sellest, et me kasutame tänast krafttehnoloogiat. Selle tehnoloogia eripära ongi see, et puidust siis tselluloosi osa, hemitselluloos suuresti eraldatakse ja siis ligniin jääb siis sellesse jääbki, mis põletatakse siis musta leelisena siis selles soodakatlas. Ehk see kogu ligniin läheb täna selle tehnoloogia plaseeruvates tselluloosiseostes põletatakse ära ja toodetakse siis elektrienergiat ja söösenergiat. On tehnoloogia pakkuvad arendamas, võimekus on see krafttehnoloogia ligniin välja võtta. Sa ei pea kogu seda ligniini ära põletama. Kui seal oleks turg ja mingisugune kasutusala, siis seda on võimalik välja võtta ja selle soodakatel ei pea olema suur või ei pea üldse olema. Kui liinil oleks kasutus, seda paremini väärindada, siis võib seda välja võtta. See krafttehnoloogia ligniin on kõrge väävliseadusega ja ei ole nii puhas kui siin teistel või siis uuematel tehnoloogiatel, kui me räägime siin Fibenooli puidrafineerimistehasest. Aga täna ükski krafttehnoloogia töötajatehas ligniini tööstuslikult välja ei võtta. Otsitakse kasutus selle ligniinil. Siis kui see kasutus oleks olemas, siis on võimalik see välja võtta. Kui kvoot maksaks 50 € tonn, palju peaks aastas VKG kvoodi eest maksma? Siin on nii palju arvutud, et 50 € tonn, et kui VKG emiteerib 1,3 miljonit tonni, igaüks saab arvutada, mitu peaaegu 100 miljonit peaks VKG kvoodi eest maksma, kui 100% kvoodist oleks sisse osta. Kinnipüüdmise teema on natuke keerulisem põlevkiviõlitööstuse korral, et kui kogu ülejäänud maailm ja naftatööstus ei pea CO2 eest midagi maksma, siis me peame selle tootega seal laevakütuste turul endiselt tegelema, siis kui me ei suuda seda kulu oma tootesse üle kanda, siis on mõttetu sellega kinni püüdma. Meie toode läheb lihtsalt selle võrra kallimaks. Raha me selle eest ei saa, et tulud 100 miljonile vähenevad, siis pood kinni panna. See nii lihtne ei ole, et me kinni püüame. Ei tegutse siin ainult Eesti turul või Euroopa Liidu turul, et see kogu see kaup läheb ikkagi Euroopa Liidust välja. Kui suure osa moodustab planeeritud põlevkivijaama enda energiamajandus võiks puudutada. Ma nüüd ei saa aru sellest põlevkivi, mis on põlevkivijaam. Eesti või VKG ei plaani ühtegi põlevkiviõlitehast, mis on põlevkivijaam. Ei oska sellele vastata. Kui keegi oskab selgitada, mis see põlevkivijaama mõeldakse.
tere, jutt oli ju sellest, et põlevkivi hakatakse kasutama. VKG kasutab täna kogu aeg. On peaaegu 100 aastat põlevkivi kasutanud, et nüüd ei saa aru. Kas selle uue jaama puhul siis põlevkivi on välistatud üldse kasutamisest? Kas me räägime tselluloositehasest või millest? No tselluloositehasest, millel ei ole siis ühtegi osa, kus põlevkivi kasutatakse. Tselluloositehases on täiesti sõltumatu põlevkivitööstusest, et VKG täna tegelikult, miks me tegeleme nende arendusprojektidega, on pigem omanikud otsivad alternatiivi fossiilsele ärile, et kui mingil hetkel kogu see põlevkivi ikka tuleb kinni panna, siis oleks millegi peal edasi kasutada. Selge, aitäh. On veel kellegi küsimusi või? Vist olen kõik vastanud. Selge, kui rohkem küsimusi pole, siis veel kord suur tänu ja head õhtut kõigile.